No nii, kaunist laupäeva kõigile saalijalgpallisõpradele siit Maaülikooli spordihoonest, kus omavahel lähevad vastamisi koduvõistkond Tartu Ravens ja neile külla sõitnud Karabachi saalijalgpallimeeskond. Vaadatakse üle, et kell oleks täpne, kõik määrustepärane, siit me läksime. Kõrget survet teeb Ravens hästi parema alaga pealelöök ja see maandub väravas. Enne teise minuti täitumist saab Tartu Ravens esimese värava kätte ja selle autoriks peaks olema just vahetus sekkunud number 67, Mats Plado. Rebaselt pealelöök, see võtab rikošeti ja nüüd on pall väravas. Teist korda saab Ravens tabamuse kätte ja iseasi, kelle nimele see nüüd kirjutatakse, välja hõigatakse Raul Rebase nimi, küll aga tundus see pigem olevat mängitud Stenderusena ja seeläbi siis rikošeti abil pall. Kiševski siin korralikult maadlemas, parema jalaga pealelöök ja see on ilus soolo värav. Kiševski läheb ise, hoiab Karabachi mängijatest eemal, paneb parema jalaga palli teele ja 3-0 on tõsiasi. Tartu Ravens asub juhtima 3-väravalise eduseisuga juba sellel hetkel, kui ei ole veel esimesest. Kenasti tuleb siia sööt vasakule poolega, Orehov loeb ka mängu ja lülitab ise rünnakule kaasa. Dmitrenko, kas nüüd teeb Karabach lõpuks midagi ohtlikku? Tullakse seal vastu ka, pall on värava ees lahti ja nüüd saab Karabach selle esimese kätte, kohe korjatakse pall võrgust ära ka ja esimene tavamust nende poolt on tõsiasi. Olukorras, kus 5 minutit on jäänud esimest poolega mängida, saab ka Karabach esimese tavamuse lõpuks kätte ning nende poole pealt selle autoriks võistkonna mängija number 11. Viimane minut samuti käima läinud, täpsemalt siis 47 sekundit. Järele jäänud seda esimest poolega. Saviking suudab kenasti ennast vastu pealt maha pöörata, tuleb ka pealelöök ja see maandub Orehovi rikošetist võrgus. Karabachi mehed löövad veel frustratsioonist palli uuesti võrku ja lammutavad selle väravasukoha ka ära, aga Ravensit see ei huvita, 4-1 eduseis on käes ja 48 sekundit on jäänud hetkel mängida. Ravens mängufoon ja kõik muu teissugune, siis nüüd see seis 4-1 ikkagi Ravensile selgelt rahulolu pakub ja kohe asi justkui kindlam on, aga samal ajal tuleb Karabach vastu ja saab jälle teise värava kätte ning momendil, kus 1 minut on jäänud esimest poolega, mõlemad tiimid hakanud resultatiivsemalt selgelt mängima. Möödub mõnikümmend sekundit ja Karabach saab ka oma teise tabamuse kätte. Lokk. Päris ohtlikus soonis kaotatakse pall, Karabachil võimalus pealelöögile ka minna, seda ei tehta. Lõpuks tuleb parem jalaga see üritus ja mitme rikošeti abil see võrku ka lendab. Karabach saab 3. värava kätte ja pingilt tuleb ka siin korralik võiduhüüe või siuke rõõmuhüüe. Keerutati, aga kätte see saadi ja tõrjuma on saadud ka üks värav kätte. Aga mida endiselt ei tule, on see viigiseis nende vaatevinklist. Tesjatski võtab siin hea konksuga ette, vasaku alaga pealelöök ja Ravens saab ise ikkagi 5. kätte. Ei läinud sedapuhku see ennustust äkkesse ja Ravens saab ise 5. tabamuse kätte. Ja Eduard Tesjatski, kes paneb 5. värava ära, asub siin nüüd kaamera. Gonzalo Tesjatski. Saviking võtab hästi tallaga endale ette, Orehov libistab olukorda ja teeb seda puhtalt. Karabachil võimalus vastu tulla. Viisman. Vasaku jalaga tuleb pealelöök, see lendab meeste summast läbi, pannakse võrku ja saab Karabach ka ikkagi oma 4. värava kätte. Selle autoriks number 11. Nende poole pealt ehk siis Karjus. Tahab ise ette võtta, aga Skrinnik on vahel ja leiab väga hästi sealt jalgevalt sööduga Kuzmitši. Nüüd on võimalus minna Karabachile teha. Kuzmitš triktab ise, kollane kaart on mehel all. Padal pall värava ette, Karabach saab 5. tabamuse kätte ja nüüd oleme esimest korda viigis. Pall tuleb sealt värava eest läbi ja järjekordselt, nii nagu Karabachi esimese värava puhul. Raskem on eksida, kui sisse lüüa. Tühi puur on ees ja sellega saavad Karabachi mehed kenasti hakkama. Savikingilt parem jalaga pealelöök ja nüüd saadakse ise ka pall vastu latti. Publika tõuseb juba aastases püsti ja siit saadakse esimest korda eduseis kätte. Üle pikema aja, Tesjatski paneb vasaku jalaga löögi teele ja see pall maandub väravas. 6-5 on tõsiasi, Ravens asub seda kohtumist juhtima. Korra käis Tihhomov väravas, et seda palli tõrjuda, aga ei tulnud sellega toime ja aga väga palju enamat kui see, mis mõni minut tagasi veel toimus. Babjak versus Orehov, Orehov vastu, Babjak teeb pealelöögi ja suudab Orehov selle palli tõrjuda minu poolt ja kas see oli nüüd see Karabachi viimane moment, millega üritati veel midagi päästa. Savikink ja Orehov seal kokkupõrkes on, aga värav ei loe. Savikink võtab kahe käega peast kinni ja küsib, et kuidas see võimalik on.
Orehov näitab täpselt, mida Savik talle tegi, ütleb, et mees kasuks seis, 21 sekundit jäänud. Dmitrenko võtab selle löögi enda kanda. Parem jalaga paneb löögi teele vastu posti, selle palli lajatab ja Ravens klaarib selle hoopis ise väravasse. Kuidas lahendab Tartu Ravens praegu selle olukorra, klaarides palli ise oma väravasse ja lähevad seal Karabachi mehed ka Desjatskit tänama. Ravens veel ettepoole käiguga selle avab, Orehov, viimane võimalus minna peale löögile, aga ei, aeg on otsas. Lüüakse see pall veel väravast mööda, seisuga 6-6 selle kohtumise lõpetame.